Sel kolmapäeval algab 4 võiduni mängitav finaalseeria, mis selgitab Eesti 2016. aasta võrkpallimeistri. Teeme väikese tagasivaate ja selgitame üheskoos välja, kes mängijatest sai palliplatsil hakkama kõige meeldejäävama sooritusega. Meil on valikus rünnakuid, blokke ja uskumatut kaitsetööd. Kõik siia valitud etteasted on korra juba hinnatud vooru parimaks. Nüüd ootame võrkpallisõprade abi, et selgitada välja toppide topp. Esimesena astub meie ette Timo Tammemaa. Korralik vastuvõtt, Marti keelelt kaval tõste selja taha esimesse temposse ja pall on lätlaste väljaku poolel kindlalt maas. See pauk kostis kindlasti ka Poolamaale Eesti koondise peatreeneri Gianni kõrvu. Kevin Saar, Rakvere nurgaründaja, tegi suurepärase hooja ja oli üks liidritest, kes klubi karikafinaali ja 100 liiga Final Fouri vedas. Juuresolevas näete, kui külmavereliselt ja stiilselt lööb Kevin tagant liinist punktiks matšpalli, mis viis Rakvere 100 liiga finaalturniirile. Vanarahvas teadis, et ega 2/3 ei jää. Selle tõestuseks juba 3. saarlane meie valikus. Et Saaremaal ei õpetata ainult tugevasti lööma, tõestab meile Selveri nurgaründaja Helar Jalg, kes paneb Järvamaa Ilmar Mõttusele ette klassikalise ühe mehe bloki. Korralik rünnak algab servi vastuvõtust. Kardo Kõresaar näitab, kuidas seda rasket tehnilist elementi perfektselt sooritada. Preemiaks saab nurgaründaja sidemängijalt ilusa tõste taha liini ja Järvamaa blokk on võimetu. Etteaste number 5. Kui teile tundub see stseen juba tuttav, siis te ei eksi. Teie ees on täpne koopia eelmises episoodis nähtud pärnakate rünnakust. Ainukeseks erinevuseks, et peaosaline on vahetunud. Kõresaare asemel tahab teie hääli pärnakate kapten Andrus Raadik. Selveri nurgamees Karli Allik tõestab juurde lisatud pildil, et võrkpalli ilu ei seisne ainult rünnakutes. Superkaitsetöö, 2 ühe käega tõrjet ja preemiaks võidetud punkt. Taurase mängijate jaoks olid need liigutused ilmselgelt liiast. Suu lahti ja imestusest soolasambana jälgivad leedukad, kuidas meie tabeli 4. saarlane oma meeskonnale punkti toob. Eesti koondise tempomees Henri Treial mängis olude sunnil suure osa hooajast Tartus hoopis nurgaründajana, aga sai hästi hakkama. Selles Järvamaa vastu löödud punktis tuleb tal küll pool aust anda Rait Rikbergile, kes näitab kiiret reaktsiooni, loovust ja head tehnikat ning viib Henri löögile sööduga, mida ükski vastastest oodata ei osanud. Karli Allik on ainuke, kes pääses meie valikusse lausa 2 etteastega. Seekord näitab Selveri nurk, kuidas ei tasu end lasta heidutada väikesest ebaõnnestumisest. 2 paipi järjestikku, see näitab nii noore poisi enda enesekindlust kui ka sidemängija usku, et sel hooajal klubis tegijate hulka murdnud Allikut tasub ka raskel hetkel usaldada. Martti Rosenblatt näitab selle rünnaku lahendamisel, miks peab ka jõusaalis ja jooksurajal aega veetma. Nõrgema füüsisega mees ei jaksaks kõigepealt plokis vastaste ründajatele käsi ette panna, siis kaitsest palli üles tuua ning lõpetuseks temporünnakust palliga maha lüüa. Aga just seda kõike Selveri tempomees juba 13-aastaselt Eesti meistrivõistlustel esimest korda väljakule jooksnud Rosenblatt meile ette näitabki. Viimasena, aga mitte viimasena, Järvamaa vendade Vantside rünnak, kus palli lööb rünnakul punktiks Virko, aga sellele eelneb sidemängijast Venno Keiro, ühe mehe blokk ja tõste, millise mahalöömisega Virko Vantsi tasemega mängumehel probleeme ei teki. Pigem vastupidi. Selliseid lööksid vennad tundide kaupa.
sellised nad kõik olid. sina vali oma lemmik.